koosotsing on minu jaoks coachingu märksõna. Coaching, coaching ja sealt siis see koosotsing. Alguses oli minu jaoks ka suur segadus, ma olin seda nime kuulnud, aga ega ma ei teadnud täpselt, mis see on. Ja ma tegelikult coachiga esimest korda kohtuma minnes olin suht kindel, et ma tean, mis ma tegema hakkan. Ja nii vahva oli see, et pärast kohtumist oli mul väga suur segadus ja tegelikult see, kuhu me koos välja jõudsime. Ma tunnen, et see annab minule sellist energiat, et ma olen heal teel ja ka kooli pealt ma tunnen, et tegelikult oli seda muutust vaja. Coach aitab sul näha seda suurt pilti ja samas panna väga detailselt paika tegevuskava, et sa saavutaksid seda, mida sa tahad. Need olukorrad, kus on vaja leida palju vastuseid ja coach on see, kes aitab neid siis iseenda seest üles leida. Et sa oled ikka ise see kõige suurem varasalv ja tema on siis see, kes küsimustega kõditades aitab need lahendused leida. Sa said nagu ka vahepeal enda sisse vaadata, kas see on see töö, millega tahan edasi minna. Andis sellise sisse vaatamise aja. Tekib niisugune süsteemsus, et sa oled koos coachiga ära õppinud, kuidas sina töötad, sina toimid kõige paremini ja see annab ühe niisuguse tööriistakasti tegelikult iseendaga tegutsemiseks. Mõnikord siis ka nõuab sult eneseületust. Sa pead ise olema valmis seda tegema, et see on rohkem nagu sisemine motivatsioon. Ja tõesti see, et sa oled valmis tegema ka ebameeldivaid asju, sa oled valmis tunnistama endale ka raskusi, valmis muutuma paremaks. Ma tundsin, et ma sain palju anda, aga veel tähtsam see, et ma tundsin tegelikult, kui palju ma sellest vastu sain. Ma nägin nii palju hoolivust ja armastust oma töö, oma kooli, laste ja õpetajate vastu. Ma arvan, et see aitas mul ka paremaks inimeseks saada. Eriline või see, mis ma sellest sain, oli rohkem minu arusaamine lapsevanemana sellest koolijuhi tööst. Ise lapsevanemana, aga tegelikult sa näed ju seda, mis seal taga on, eks ole. Seal on lapsed ja on lapsevanemad taga. Ja mingi koht on see, et kus sa nagu tunned nii samastumist, kus sa tunned enda tegemisi ja tegemata jätmisega. Ja sul sellist paralleelprotsess tekib paratamatult. See on tõesti ikkagi väga vinge, mida nad teevad ja keeruline. Õpetaja amet on üks strateegilisemaid ameteid Eesti Vabariigis, sest õpetaja ametist sõltub meie riigi tulevik ja õpetaja heaolu, õpetaja professionaalsus sõltub koolijuhist. Kui koolijuht suudab teha hea keskkonna oma õpetajatele, õpetajad kannavad seda ette edasi klassiruumi, klassist inimesed lähevad selle tundega koju. Ja see ei mõjuta mitte üksi seda koolijuhti, vaid see mõjutab hästi palju laia inimeste hulka. Täiesti selgelt juht on see, kes tekitab õhkkonna. Ja kui juhil on see arusaamine olemas, mis on see keskkond, kus inimesed tahavad ennast realiseerida, areneda, saada paremaks, siis on ka need tulemused oluliselt paremad. Ja ma arvan, et koolijuhid on see segment, millega tuleb strateegiliselt tegeleda. Koolijuhtide coachimine on selles mõttes hästi tänuväärne tegevus. Ma arvan, et on vähe asju, mille mõju on nii oluline. Et kui me läbi sellise töö suudame mõjutada tegelikult seda, kuidas meie lapsi õpetatakse, mis keskkonnas meie lapsed õpivad, kuidas nad arenevad. Sellel asjal on missioon, sellel on tähendus.